Tšau! Kena pühapäeva kõigile. Täna on ilus ilm. Sõidame tähistama Pauli juubelit oma keskis poja ja pojanaisega. Tütar veel ei ole Eestis ja homme peab Paul Saksamaale sõitma, nii et suuremat pidu teha ei saa. Aga täna siis võtsime Jetro ka kaasa, et seda väikest hullukest natuke sotsialiseerida, sest ta tahab lihtsalt arvab, et kõik oleks nagu tore ära süüa. Aga mis ma tahtsin rääkida, et mul oli lihtsalt nii hea tuju, et peaaegu et pisar tuli silma, et siin viimased trennipäevad vaatad ja mõtlen, et kuidas inimesed on arenenud, et meie koertekoel toimib ja hakkasin meenutama, kuidas meile trenni tuldi ja mis on tänaseks hetkeks nagu saanud. Et ise olin selline natuke ebakindel ja et tunned ju saksa lambakoeri tead, aga täiesti siuksed tundmatud tõud tulid kooli, siis mõtlesin, et kuidas nagu neid koolitada on ja lõpuks otsustasin, et ma unustan ära, kes mis tõug on ja lähtun ainult koera lugemisest ja inimeste lugemisest, et kuidas mida kellele vaja on ja tundub, et see on toiminud. Ja kui ma nüüd vaatan neid trennilisi, millise arengu nad on läbi teinud, et inimesed, kuidas olid ebakindlad, nüüd ma näen, et on päriselt tegemist koerajuhtidega, kes suudavad ennast maksma panna. Koerad, kes olid siuksed arad, ebakindlad, kui kindlateks nad on kasvanud, see on lihtsalt hämmastav. Tahangi nagu siinkohal öelda oma trennilistele suur aitäh, et te olete mind usaldanud ja nagu meie juhtlausega ütleb, et kasvame koos, siis tundub, et see toimib, me kasvamegi koos. Et te olete mulle väga palju õpetanud ja väga loodan, et ka mina teile. Et peatselt tahaks ka jõuda esimestega juba PH-ni, mis on siis ühiskonna kõlbulikkuse test. Et meil on üksjagu tublisid koerajuhte, kes täitsa on valmis seda juba tegema. Et eks me siis täpselt vaatame, millal, aga selline eesmärk on meil püstitatud ja samamoodi ka siis kuulekuskoolituse esimene aste. Et selleks me siis nagu paralleelselt valmistume. Ja loomulikult on see, et praegu on mõnel inimesel veel väiksed koerad ja sellised tõud võib-olla kellega IGP-d just ei tee, aga ma näen nagu soovi osade inimeste poolt siis ühel hetkel ka samba sellest järgmisest pesakonnast, kelle siis mingi hetk võiks nagu planeerida, et siis sealt nad omale võtaksid juba tööliini saksa lambakoera ja selleks hetkeks võiksid nad nagu valmis olla ka nende koertega hakkama saama. Et igal juhul väga-väga tublid. Ma tõesti olen nagu väga õnnelik, et me oleme endale aia ümber saanud, me saame turvaliselt trenni teha, me saame kaitset teha vajadusel ja võib-olla edaspidi ka laagreid seal korraldada. Nii et kui kellelgi häid mõtteid tuleb sellest koera spordiringkonnast ka, siis räägime. Et meil on siuke mõnus looduslik keskkond ümber ja saab seda kõike teha. Igal juhul praegu tõesti suur tänu kõigile, kes te olete mind usaldanud ja kasvame koos. Tšau!